ma ulgusin ringi. Kõik tundsid meie peret saarel, nemad käisid kaupluses ja kirikus ja nii et mul oli vaba ringi luusimine saarel. Ja kui oli hommikuöine söödud, siis uks lahti, mina läksin ja uurisin kõik, mis väljas oli. Välja arvatud ei tohtinud minna kaevude lähedale või vette. Aga muidu ma võisin ükstaskõik minna, kuhu inimesed teadsid, kes ma olin, nii et kui hakkas juba päev otsa saama, siis saatsid mind koju. Mida ma nägin, kui ma olin tema kabinetis, olid sõdurid, tulid martsides sealt poolt, kus ma vanaema elas. Tulid kõmm ja siis nii valjusti peksid ukst ja ma kuulsin, ma ei tea, kes vastas, et Mihkel Sutt, tulge kohale siia. Mihkel Sutt, nad tahtsid, et tema tuleks välja. Nii et ma arvan, mu isa juba teadis, et nemad tulevad talle järgi. Ja ta ehk oli juba valmistanud. Temal muidugi, tal oli kauplus ja temal olid juba kastid. Ja ta kindlasti oli juba asju valmis seadma lahkumiseks. Tuli juba aeg, ma arvan, isast, see mul on meeles. Söögilaua ääres isa ütles, et me hakkame lahkuma ja ei tohi mitte kellegile sellest juttu teha. Mitte kellegile, mitte isegi vanaemale või vanaisale, kellegile, mitte sõpradele, mitte kellegile me tohi hingata, et me hakkame lahkuma Kihnust. Ja niimoodi me väga vaikselt lahkusime ja kui me jõudsime randa, seal oli uskumatu palju inimesi juba ootamas. Saimme siis paati ja seal oli nii palju inimesi, Hoolismoks oli palju inimesi. Ja ma vaatasin vesi, see oli peaaegu pardani, laeva pardani. Ma ütlesin, me upume ära. Papi võttis mind, pani mind oma õlma alla ja ju kui ma hakkasin magama, tema oli pannud mind seal, kus need suured keied on. See on just keied, suured keied ja see oli just kui üks linnupesa, ta oli mind sinna magama pannud. Ja niimoodi me saime siis täis terve nahaga Rootsi, terve laeva täis inimesi. Seal oli teisi eestlasi. Ja mul isa vend oli ka Halmstadis. Seal oli teisi sugulasi, kellel oli. Seal oli alati lõbus, peeti sünnipäevad, jõulud ja seal ei olnud mingit puudust, aga ma arvan, mu isa teadis, et Rootsis kõige parem oleks, kui sa oled rootslane. Nii et tema selle mõttes ta lihtsalt kavatses ühte uut kohta endale leida ja me tulime rongiga. Ja muidu Union Station, see suur raudteejaam järve ääres ja üle tee oli Royal York hotell ja ma pole kunagi niisugust ehitust näinud. Mu silmad läksid, oi, kas me elame selles? Sest ma ei teadnud, kuhu me nüüd lähme elama. Mul on nii kahju. Mul on nii väga kahju, et nemad, eriti isa, kes oli vabadussõjas. Et tema pole seda päeva näinud, et Eesti tuli jälle vaba.
ma ei usu, et nemad arvasid, et see iialgi juhtub. Ma arvan, et nad arvasid, et Venemaa on nii võimas ja nii suur, et nemad on lihtsalt Eesti alla neelanud ja niimoodi ta on jäänud.